Äkki tuleb Kristo Rajasaare muuseum sinna Koerusse, et ei tea, mis muuseumid. Koerusse tuleb minu muuseum, ma käisin lasteaias. No vot, tahad sa sellest? On sul lugusid rääkida? Palju. Algamas on aasta oodatuin muusikasündmus Eesti Laulu meeleolukas finaalkontsert. Võistlustules on 12 artisti ja oodata on ka põnevaid üllatusi. Vikerraadio. Väärt kuulamist. Täna räägime jälle Eesti kultuuri ajaloost. Märt ja Priit Pius on murdnud end läbi pimeda orjaöö ja tööstusrevolutsiooni. Aega, mil pead tõstab Eesti rahva eneseteadvus. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Aga mis ootab neid ees 20. sajandil? 5 paljast meest keset viljapõldu vilja maha tallamas. Lühike õpetus Eesti kultuurist. Uus hooaeg alates 27. veebruarist Eesti Televisioonis. Nojah, kass on mootoris. Kes pälvivad tänavu Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad? Ikka on ühed need, kes lähevad ära ja ikka on need, kes jäävad. Ja kes väärivad kõrget tunnustust oma kõneka elutöö eest. Oli nagu väga tore kujundada enda ümber nagu selline koht, kuhu sa iga hommiku tahad tulla. Näeme neljapäeva õhtul Eesti Televisioonis. Sel pühapäeval on meil külas Evelin Ilves. Ma kuulen, et mingid inimesed, nii mehed kui naised kuskil saunalaval arutavad minu puusa ümber mõttu. No see lihtsalt ei ole okei minu meelest. Armastuslaulude anatoomia. Et armastus on siiski füüsikalis, keemiline siis avariisituatsioon ilmselt siin ülemisel korrusel. Reket uue tee alguses. Meenutan ma öö, mida soovisin, kui kell lõi 11. Lisaks värsked meeleolud Eesti Laulu finaalist. Me alustame pühapäeva hommikul kell 10. Siin Tallinn, Unibet Arena, Eesti Laul 2026, suurejooneline finaal on otse-eetris. Daamid ja härrad, ainult täna õhtul, ainult siin ja praegu. Eesti Laulu, Raadio 2, Unistuste bänd. Palun tehke häält. Elektrigitarril Erik Kammiste. Bassgitarril Meelik Samel. Klahvpillidel Joonas Mattias Sarapuu. Trummidel Ramuel Tahvenau. Mandoliinil Villu Talsi. Ja solist, kes ei vaja tutvustamist.
USA välisministri sõnul soovivad Ühendriigid liitu Euroopaga, kuid Trumpi tingimustel. Venemaa üritab sundida oma kodanikke kasutama riigi toetatud sotsiaalmeediaplatvormi Max. В сентябре в России пройдут выборы в Государственную Думу. Kihnu suunal avati ametlik jäätee. Põlvamaal toimuvad Eesti meistrivõistlused jääaluses kalapüügis. Kui palju peaks seda kala siit välja tulema, et oleks nagu selline hea tunne? No hea tunne on juba siis, kui nulli ei jää. Et juba esimese kala kätte saad. Tere õhtust! Aktuaalne kaamera laupäeval 14. veebruaril. Head sõbrapäeva! USA välisminister Marco Rubio ütles oma Müncheni julgeolekukonverentsi kõnes, et USA'l ja Euroopal on ühine ajalugu ja tulevik. Eurooplased võtsid seda kui julgustavat sõnumit. Ja ongi täna kõik. Head õhtut! Seda, kui palju hinnad on muutunud, näitab meile tarbijahinnaindeks. Mismoodi see indeks kujuneb, sellest räägime pühapäeval kell 9 AK nädalas. Ja ma ei ütleks, et ma tahtsin ära minna, aga nagu teist varianti sel hetkel ei näinud selleks, et oma perele natuke rohkem lubada. Uued Eesti lood, igavene võitlus. Vähe, mehi vähe, varust vähe, kes kõike tahaks rohkem, ei lihtsalt ei ole. Pühapäeva õhtul Eesti Televisioonis. Sel pühapäeval on meil külas Evelin Ilves. Ma kuulen, et mingid inimesed, nii mehed kui naised kuskil saunalaval arutavad minu puusa ümbermõttu. No see lihtsalt ei ole okei minu meelest. Armastuslaulude anatoomia. Et armastus on siiski füüsikalis keemiline avariisituatsioon ilmselt siin ülemisel korrusel. Reket uue tee alguses. Meenutan ma ööd, mida soovisin, kui kell lõi 11. Lisaks värsked meeleolud Eesti Laulu finaalist. Me alustame pühapäeva hommikul kell 10. Sõbrapäev spordilainel. Tere õhtust! Eesti Laulu finaal pressib peale ja nii võtame nobedalt kokku tänase olümpiapäeva. Aitäh, et vaatasite ja põnevat õhtu jätku! Juba hetke pärast jätkub Eesti Laulu finaal, kus saavad sõna välismaise žürii liikmed ja lavale astuvad üllatuskülalised. Võitja selgumiseni pole enam palju aega jäänud. Täna räägime jälle Eesti kultuuri ajaloost. Märt ja Priit Pius on murdnud end läbi pimeda orjaöö ja tööstusrevolutsiooni. Aega, mil pead tõstab Eesti rahva eneseteadvus. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Aga mis ootab neid ees 20. sajandil? 5 paljast meest keset viljapõldu vilja maha tallamas. Lühike õpetus Eesti kultuurist. Uus hooaeg alates 27. veebruarist Eesti Televisioonis. Nojah, kass on mootoris. Pööran vana tagurdi. Ansambel Sadu tegutseb alles lühikest aega, aga juba on vallutatud edetabelid ja esimesed kontserdid müüdi välja välgu kiirusel. Sõge. Nagu sürreaalne, see on mu lemmiksõna olnud viimased pool aastat, ma arvan. Kust tuleb selline edufenomen? Kui on see savi antud, siis tuleb voolida. Aastatäht. Sadu. Reede õhtul kell 8 Eesti Televisioonis. Paar aastat tagasi sai Vladimir ootamatult teada, et tema 74-aastane õde Tatjana on surnud. Kuigi Vladimir oli Tatjana ainus seadusejärgne pärija, oli õde nädal enne lahkumist kirjutanud kogu oma vara tundmatu 20-aastase noormehe nimele. Значит, мальчик, который шел мимо, помог женщине донести продукты. И вот это там послужило
тем, что она ему завещала квартиру. Miks pärandivaidlused nii valulikuks võivad kujuneda? Arutame teisipäeva õhtul kell 8 saates Impulss. Tere tulemast tagasi! Jätkub Eesti Laul 2026 finaal. Suurejooneline võistlus Eurovisioonile pääsemise nimel. Keelest aru vist ei saa. Õnnitleme Eesti Laulu võitjat ja soovime tuult tiibadesse maailma areenil. Õhtu jätkub aga dokumentaaliga APA eduloost, mis hargnes hoopis teisiti, kui oleme harjunud arvama. Sel pühapäeval on meil külas Evelin Ilves. Ma kuulen, et mingid inimesed, nii mehed kui naised kuskil saunalaval arutavad minu puusa ümbermõõtu. No see lihtsalt ei ole okei minu meelest. Armastuslaulude anatoomia. Et armastus on siiski füüsikalis keemiline avariisituatsioon ilmselt siin ülemisel korrusel. Reket uue tee alguses. Meenutan ma ööd, mida soovisin, kui kell lõi 11. Lisaks värsked meeleolud Eesti Laulu finaalist. Me alustame pühapäeva hommikul kell 10.